Opadi sõbrad, on teiega seda juhtunud või? Teie pott ei taha siin peal püsida. Kui isegi püsib, siis viimane segamine enne serveerimist juhtub see asi. Ma arvan, et kõigil on juhtunud, kes on piisavalt palju matkanud ja priimust kasutanud. Ja kui ei ole, siis ära edasi vaata. Pane kinni. Aga selleks on lahendus. Kõik need potid, need on eri mõõdus. Kes püsib siin, kes ei püsi, mõni ei taha üldse püsida, teine püsib paremini. Aga iga kord, kui me seda natuke tahame segada, liigutada või kõnnime turba pinnas, näiteks rabas või lumes, pinnas liigub ja meil läheb kogu see asi ümber. Selle jaoks on lahendus, enam ei pea sa selle pärast muretsema, et priimus võiks ümber minna. Kohe näitan. Tipi lahendus ehk pärismaalase lahendus on see, et sa seod kokku 3 oksast ühe 3 jala, mis on täpselt su priimus istub siia niimoodi kenasti vahele, et ta ei loksu ja see hoiab su priimuse kindlalt püsti. Kõikugu see maapind palju tahes, see priimus ei lähe siit kuskile. Selle osaga nüüd hästi, aga pott ju endiselt ei püsi peal. Selleks nüüd seome sellise 3 jala kokku. Paneme lihtsalt 3 posti siia püsti. Torkad maasse piisavalt, et see 3 jalg oleks püsiv. Ja siis juba uhame oma potikese siia peale. Või enne võid uhada poti ja siis 3 jala panna. Reguleerid parajaks, tõmbad nööriga kinni ja see asi ei lähe enam mitte kuskile. Küpsetav, keeda, sega, palju tahad, sa oled ellu jäänud. Siin on veel lahendus. Kui me tahame panni siia panna, siis pannile on üks lisavidin siin. Võtad 3 jala parajaks jälle. See on lihtne reguleerida. Täpselt oma asja mõõtu. Nii, pann on peal. Ja kui pannil on vars, siis see vars on see koht, kus asi hakkab maha kukkuma. Panni varrele tugi. Äärtest toetab ka. Ja voilà. Teine valgemehe lahendus on siin. See on siis palkmaja stiilis lahendus. Ehk et alustad sellega, et paned oma priimuse mõõtu 3 palkmaja palki. Ennem paned priimuse, siis paned palgid. Ja nüüd, et palgid minema ei rulliks sul, paned nurkadesse vertikaalpostid. Ja vertikaalpostid on toredad asjad. Nende külge sa saad kogu oma köögisüsteemi tekitada. Ehk sa saad siia riputada oma tavaari. Ja sul on kõik köök ühes kohas koos. Siin on veel horisontaalne riputusvõll, oks 2 argi vahel. Ehk kui sul on keedunõul üleval sang, siis sa saad riputada veel turvaliselt siia, et ta ei läheks kuskile minema. Ja siia saad kogu köögiarsenali endal paigaldada. Ja tekib sul mõnus pisike väliköögikene, kus toimetada oma lusikad, kahvlid, kulbid, potid, pannid, televiisorid, kõik saad panna siia rippu ja mõnusalt siis toimetada oma köögitoiminguid. Nii et 2 lihtsat lahendust, valgemehe palkmaja või pärismaalase tipiversioon. Palju õnne, edukat kokkamist. Et nii lihtne see ongi. On endal juhtunud mitmeid kordi selline lugu, et see priimus kõigub nii kahtlaselt, et sa pead kas seal juures kogu aeg kükitama, hoidma oma potti mingi asjaga kinni või siis lootma, et äkki ei lähe ümber ja siis ükskord ta ikkagi läheb. Aga siis lahendus on lähemal, kui arvata oskad. 15 minutit nokitsemist ja sul on köögiosakond valmis. Ja ka see tipiversioon on tegelikult väga toimiv lahendus asjade riputamiseks. Et sa saad ka tipiversioonile väga ägeda kööginurga riiulite süsteemi ehitada.
Opadi, kui sulle meeldis ja sa arvad, et see võiks olla kasulik lahendus, siis pane ikka like ja jaga sõpradele ka, et nendel juhtuks ka suurt õnnetust, et see kõige oodatum hommikukohv ümber läheb või see kaua oodatud näljase kõhu peale kohe tulev juba vaimusilmas juba einestatav õhtusöök kukub viimasel hetkel ümber ja on sul mats ja maa ühendus ja sul ei olegi, hakkad otsast pihta. Nii et 2 lihtsat lahendust. Köögisüsteem, Bushcraft, väliköök priimusele. Pane pöial ja jälgi uusi saabuvaid toredaid Preerrekoja videosi. Ja jaga sõpradele ka. Aitäh vaatamast ja tule ikka külla ka!